Üheteranisu. Üheteranisu, mis on tuntud ka oma saksakeelse nimetusega Einkorn, on üks nisu perekonna 22 liigi esindajatest. On olemas nii metsikud üheteranisud kui ka kultuuristatud vormid. Kultuuristatud üheteranisul, ladina keeles Triticum monococcum, on aretatud erinevaid sorte. Kui tavalisel saianisul on pähikus vähemalt 3 tera, siis üheteranisul on vaid 1. Kui tavalise nisukoristusel kombainiga saame nii-öelda puhta nisutera, siis üheteranisu on sõkalteraline, nii nagu speltagi. Seda tuleb enne toiduks kasutamist spetsiaalsete seadmetega koorida. Üheteranisu sarnaneb välimuselt väga kaherealise odraga. Üheteranisu on üks esimesi taimi, mille inimene kodustas ja kasvatama hakkas. Varaseimaid selgeid tõendeid üheteranisu kasvatamise ja kasutamise kohta pärinevad ligi 10 000 aasta tagusest ajast Lõuna-Türgist. 19. septembril 1991 leidsid 2 saksa turisti enam kui 3000 meetri kõrguselt Ötztali alpidest, Austria, Itaalia piiril, liustikust välja sulanud muumia, keda hakati kutsuma jäämees Ötsiks. Uuringute käigus tehti kindlaks, et jäämees oli õnnetult hukkunud ligi 5000 aastat tagasi. Ja kui jäämeest laboris uurima hakati, selgus, et enne oma surma oli ta söönud koos punahirve lihaga ka üheteranisust tehtud rooga. Tänapäeval kasvatatakse üheteranisu peamiselt Lääne-Türgis, Balkani poolsaarel, Itaalias, Hispaanias, Šveitsis, Saksamaal ja Austrias ja ka Eestis. Septembris 2021 algas projekt, milles Rannu Seeme OÜ koostöös Maaelu Teadmuskeskusega alustas üheteranisu kasvatamise võimaluste uurimist Eestis. Projekti peamine eesmärk on uurida Eestis uudse liigi üheteranisu kasvatust, idandamist ja jahust pagaritoodete küpsetamise võimalusi ning toiteväärtust. Kuna tegu on Eesti tingimustes väga uue liigiga, siis oli eesmärgiks testida erinevaid aspekte nagu talvekindlus, külviaeg, külvise norm, koristusaeg, koristusjärgselt terade eemaldamine sõkalde vahelt. Nisutera idandamine annab sellele erilise toiteväärtuse ja maitseomadused ning seepärast uuriti ka idandamisega seotud küsimusi. Määrati tera toiteväärtust ning tehti ka küpsetuskatseid. Üheteranisu ja rukki uurimise projekt on meil siis 3. aasta käimas ja loodetavasti sügisel koristame 3. korda siis saaki. Ja tegelikult on see kõik juba päris hästi meil õnnestunud eelmisel 2 saagi aastal, kui Rannu katsest me oleme alati saanud üheteranisu saaki. Et sellel kultuuri puhul ongi väga tähtis talvekindlus meie kliimas, kuna ta on pärit ikkagi lõunapoolsetest piirkondadest. Ja Rannus on kergemad liivasemad mullad, et siin on olnud seda talvekahjustust alati vähem. Selles mõttes on selle kasvatamiseks ja katsetamiseks olnud väga hea koht. Jõgeval on olnud talvekahjustusi rohkem ka sellel aastal, kui on külmemad ja savisemad mullad. Üheteranisu saagiks annab ta kindlasti vähem kui siis meie tavaline nisu või speltanisu, aga ta on kindlasti palju tervislikum. Ja uurime seda koostöös siis teadusasutus ja põllumajandustootja Rannu Seeme koostöös Maaelu Teadmuskeskusega ja on ka mõningad teised partnerid. Sellel aastal on näha, et on natukene rohkem ka kahjureid siin katse peal või üldse seda kultuuri kahjustamas, et eelmistel aastatel oleme tähele pannud, et taimehaigusi on tal vähem kui tavalisel nisul. Praegu on võib-olla mingisugused ka need külmast tingitud veidikene füsioloogilised kahjustused, aga jah, ka on siis need kahjurid peal.
et jälgime veel, kui palju nad siin halba saavad teha, et kõrval oleval rukkil ja talinisul ma ei näinud selliseid kahjustusi, aga võivad olla ka külmakahjustused, sest siin mai alguse külmad ja eelmisel aastal veel hilisemad külmad. Nende suhtes on see kultuur arvatavasti õrnem kui siis tavaline nisu. Ja saak on tal küll väiksem kui tavalisel ja speltanisul, aga ta on tervislikum, et tema gluteen on tervislikum ja tal on ka mingisuguseid mineraalainete sisaldused on kõrgemad kui tavalisel nisul ja speltanisul. Et selles mõttes on ta väga väärtuslik, oleks seda kasvatada Eestimaal, et inimesed, kes ei saa tavalise nisutooteid süüa, siis nemad saaksid üheterannisutooteid küll kindlasti kindlamini tarbida. Ja kui me alustasime oma projekti sordiga Tersino, mis on suhteliselt vana ja Saksamaal aretatud, siis praeguseks hetkeks me oleme välja selgitanud ka natukene uuemad sordid, mille seemnekasvatus kestab ja kust me saame siis järjest ikkagi värskemat ka seemet, on Monoverde, et kõrval oli veel üks teine sort Monomax ja me oleme siis kindlaks teinud selle projekti raames, et see Monoverde on natukene talvekindlam. Ja lisaks me muidugi oleme uurinud ka ligi 30 sorti geenipangast ja veel teistelt aretajatelt, aga suurtootmises võib-olla siis praeguseks hetkeks see Monoverde oleks kõige kindlam. Et kui ma ennem ütlesin ka seda, et ta on natukene teistsuguse gluteeniga kui tavaline nisu, siis see gluteen on palju nõrgem ja seal ei ole sees selliseid valgufraktsioone, mis tekitavad mõnedel inimestel ebameeldivustunnet, kui ta nisu sööb. Et üheteranisu gluteen on palju nõrgem ja ka vedelam ja sellepärast tegelikult ei saa võib-olla temast teha ka päris selliseid tooteid, nagu tehakse saianisust, aga saab näiteks hapusaia teha, mida ka meie projektis oleme uurinud, kuidas küpsetada ja saab ka teha igasuguseid teisi, kas või tangaineid, kas või mannat ja nii edasi, et igatahes ta saab asendada saianisu paljude inimeste jaoks, kes on tundlikud gluteeni suhtes. Üheteranisu kasvatamise omapärad. Üheteranisu kasvatamisel võib kasutada nii mineraalväetisi kui nisule sobivaid taimekaitsevahendeid. Puhtida ei ole seemet tarvis, sest seeme külvatakse koos kestaga. Projekti perioodil ei ilmnenud üheteranisul erilist haigustesse nakatumist. Kuna üheteranisu kõrs on pikk, siis võib liigse lämmastikväetise või liigniiskete kasvuolude tõttu taim kergemini lamanduda. Seepärast soovitame tavaviljeluses kasvatamisel kasutada lämmastikväetist vähem kui tavalisel nisul. Võib kasutada ka nisule mõeldud herbitsiide ning kasvuregulaatoreid. Kuid meie projekti üks katse näitas, et kasvuregulaatorite kasutamisel varajasel kasvufaasis võib see põhjustada üheteranisu kasvu seiskumist pikemaks ajaks ja ülitugevat võrsumist. Kuna üheteranisu ei anna nii kõrgeid saake kui tavaline nisu ning samas talub paremini vähem intensiivseid kasvuolusid, võib seda liiki kasvatada pigem maheviljeluses. Projekti käigus selgus ka, et üheteranisu on vastuvõtlik lumiseenele. Seepärast võib olla õigustatud sügisene haiguste tõrje talvitumishaigustest hoidumiseks.